No tervist! Täna on siis siuke päev, kus me oleme Tarvoga mööda Eestimaad ringi sõitnud ja proovime siis näha, et kas mõni forell, jõeforell on kudema hakanud kuskil. Oleme leidnud 3-4 aktiivset pesa. Siin minu selja taga on ka kalad hetkel peal ja kude tegevus käib siis. Mis veel leidsime? Leidsime jõhkralt palju prügi. Kahjuks on ikkagi inimesi, kes on kogu oma tavara ja kõik muu tavaari siia metsa alla toonud, et seda ei suht kurb vaadata, aga Tarvo leidis kilekoti ka ja nüüd panime kõik selle möllu auto peale, viisime prügikasti. Et mis puudutab kudepesasi, siis tuleks jälgida, et jalgupidi vette ei läheks ja neile peale ei astuks. Öeldakse, et umbes siis kuni maikuuni ei tasu veest tallata ja siis on oht, et kude ära rikkuda. Seoses selle tallamisega, et miks inimesed kudepesadele nagu kogemata peale astuvad, on see, et tihtilugu on see jões nagu kõige siuke madalam koht, kus on mõnus jõge ületada, ilma et peaks väga sügavast veest läbi minema. Aga väga tihti ongi need just siuksed kärestikulised kohad, kus on kruusane põhi ja forell on sinna ära kudenud. Samal põhjusel siis ka, kui hetkel on käimas lõhepüük, et on kahlamine vees keelatud, et hauduvat marja ära ei rikuks. Vot, selline meelespea. Ja muidugi, kui näete praegu kuskil röövleid, siis telefoninumber on 1313. Kutsuge keskkonnakaitse kohale. Aga jõudu kõigile ja kannatust siis kuni järgmise hooajani. Tšau!